Mercuri octavo novembris. Secretarius consulum proposuit. De libris Lutheranis comburendis in foro. Kolmapäeval, 8. novembril. Rae sekretär tegi ettepaneku luterlikud raamatud turuplatsil ära põletada. Lübecki rae sekretär, magister Paulus van Velde, tuli eelmisel õhtul esiteks minu juurde, seletades, et raad on pannud Kuldsarves aresti alla vaadi, mis oli täis luterlikke raamatuid. Samuti Liivimaa, läti ja eestikeelseid missaraamatuid, et neid ei saaks viia laevale, et nad ei nakataks ristiususel harimata rahvast. Sellest hoolimata viis kaupmees, kellele vaat kuulus, aresti alla pandud vaadi vägivaldselt Travemünde poole, kusjuures kavatses seda Riia linna toimetada. Sellest ajendatud keskis raad omakorda selle vaadi raamatutega ja koos kaupmehega kaariku peal kohale toimetada. 2 kaasosalist, kes tahtsid teda aidata ja teha kõik võimalikku, et ta Lübeckisse ei jõuaks, pandi koos temaga ahelaisse ja toodi Lübeckisse Raekartsa. Nüüd tõstatati Raes küsimus, kas head raamatud tuleb koos halbadega ära põletada. Raad avaldas oma tahtmist need turuplatsil avalikult ära põletada. Sellega seoses tehti magister Paulusele ülesandeks, et ta ise nii palju kui võimalik raamatud üle vaataks. Too ei tahtnud seda teha ilma Lübecki kiriku teoloogiadoktori ja ketserlike asjade uurija doktor Vigbolduse osavõtuta. Teoloogiadoktor keeldus neid vaatamast ilma, et oleks auväärselt kapiitlilt käsu saanud. Sellepärast tegi raad korralduse, et doktorile kapiitlilt käsk tuleks. Lubasin samal õhtul kapiitli järgmiseks päevaks kokku kutsuda. Tere! Mina olen Lübecki toomdekaan Johannes Brandes. Tegelikult ju hoopiski mitte. Ehk on õigem hoopis öelda, et ma olen Johannes Brandese kirjutatud Lübecki toomkapitli protokolli raamat. Ja nagu iga tekst, ärkan ma ellu iga kord, kui mind loetakse. Johannes Brandese ladinakeelne päevaraamat on ainus allikas, mis räägib meile ühe tähelepanuväärse loo Lübeckist 1525. aasta novembris. Loo ühe raamatuid sisaldava vaadi konfiskeerimisest 500 aastat tagasi, 8. novembril. Mida meie tähistame Eesti raamatu aastal täna eestikeelse kirjasõna mainimispäevana. Ja mis oleks paslikum, kui nüüd anda sõna Eesti Vabariigi presidendile härra Alar Karisele. Head inimesed, täna 500 aastat tagasi juhtus midagi, mis märgib meie jaoks nii lõppu kui ka algust, millegi hävitamist ja millegi loomist. Lübecki toomdekaan Johannes Brandese protokolli raamatu sissekanne, mille katkendit äsja kuulsime, võtab meilt esimese teadaoleva eestikeelse trükise, aga annab teadmise, et midagi sellist on üldse kunagi olnud. Kujutlegem, et meile antakse valida, kas saame tagasi oma esimese raamatu, aga kaotame teadmise oma raamatu loost, või jääb meile see teadmine, aga ilma esemelise tõestuseta. Usun, et valiksime kahtlemata viimase. Ühe rahva ajalooline mälu on alati rohkem väärt kui ükskõik milline ese. Ja olgugi, et osa olulisi ajalooallikaid on ka esemelised, ei ole need kuigi palju väärt, kui me ei suuda mõista nende lugu. Kui oleme teada saanud nende loo, kui üksikutest nootidest on saanud laul, siis võib mõni silp ajaloo keerises kaduma minna, aga laul jääb. Eesti raamatu loos on kadunud just see esimene silp, aga tunneme tänaseni noodivõtit
ja teame õiget viisi. Seda ei saa meilt keegi ära võtta. Samamoodi on ka raamatutega. Olles teose kord läbi lugenud, leiab see koha meie isiklikus raamatukogus. Ja mitte selles, mis asub meie kodus, vaid selles, mis asub meie peas. See raamatukogu on olemas senikaua, kui meie ning tema kogud peab komplekteerima igaüks ise, algusest peale. Täna on meie ees uus raamat, mis äratab ellu 1525. aasta sündmused, millest paljud ei tea. Teoses Eesti raamatu lood kujutlevad 5 Eesti kirjanikku, Leelo Tungal, Urmas Vadi, Meelis Friedenthal, Indrek Hargla ja Kristiina Ehin lennukalt ja nüansirohkelt neid sündmusi, mis võisid viia esimese eestikeelse trükise ilmumise ja selle hävimiseni. Just ilukirjandus annab võimaluse näha ajalooliste faktide taha, aimata võimalikke vastuolusid, inimlikke valikuid ja vahel ka lihtsalt juhust. Aga lõpetuseks tahan teile rääkida ühe loo. Kui raamatuaastat ette valmistama hakati, oli idee püstitada mälestusmärk Wittenbergi, linna, kus tõenäoliselt trükiti esimene eestikeelne raamat. Me ei püstita mälestusmärke muinasjuttudele, öeldi Wittenbergist. Ja tõsi ta on, kuna Brandese kirjeldatud trükis on kas või tõesti hävitatud või tänaseni kadunud, ei ole kindlat tõestust, et just Wittenberg on eesti kirjakeele sünnipaik. Selline see ajalugu kord on. Aga mis mälestusmärkidesse puutub, siis mõelge, kui palju mälestusmärke on püstitatud õudus- ja kannatuslugudele, et me kunagi ei unustaks nende ohvreid. Miks siis mitte püstitada vahel mõni mälestusmärk ka muinaslugudele? See ei peaks olema kivist ega marmorist. Isegi Wittenbergi ei peaks sõitma. Siin minu ees ja minu kõrval seisab praegu nii palju lugejaid, nii palju mälestusmärke Eesti raamatule. Aitäh teile! Tervist, mina olen Urmas Vadi ja loen lõigu loost Esimene armastus. Ja kui muidu räägitakse, et seinad, mida need seinad kõik võivad rääkida või kivid võivad rääkida, siis tegelikult minu loo peategelane on tuli, kes räägib, ja see on see tuli, kes armus esimesse eestikeelsesse raamatusse. Ja nüüd ma loekski lõigu sellest novellist. Need olid minu otsingu aastad. Olin siis noor ja uje ning kogenematu. Mu vanemad vennad olid juba isakodust lahkunud. Meie konventi jõudsid doktor Lutheri teesid, mis talurahvast mässule ja mõrvamistele olid kehutanud. Ja teadused selle kohta, kuidas rikkamates vabalinnades ja vürstide kodades on langetud tema kuulutuste ohvriks. Sa võid oma raha endale jätta, sa ei pea annetama pühakodadele, sa ei pea tegema heategusid, sa ei pea paastuma, sa ei pea käima palverännul. Aga ikkagi kõige tähtsam oli see, et sa võid oma raha endale jätta ja sa pead tagasi nõudma selle varanduse, mida sa oled kandnud kirikutesse ja kloostritesse. Ei ole pühakuid, ei ole olnud 1000 aastat tarkuse armastust, mediteerimist ja otsinguid Jumala juurde jõudmiseks. Ei ole olnud kõiki neid inimesi, kes on kuulnud, tundnud, mõelnud ja üritanud tõeni jõuda. Ei ole olnud jumalikku meediat, ei ole olnud imetegusid. 1000 aastat teoloogiat sai korraga tahmaks ja tühiseks. Pühakud ja nende kannatused tühistati ära. Mitte midagi ei ole olnud. On ainult doktor Luther, kes ei viitsi palvetada ja nii palju, nagu ühele augustiinlasel on ette nähtud, kes tahab sugupattu teha. On ainult puhas evangeelium, mis on selline, nagu doktor Luther ütleb, on üks mees ja tema uhkus. Ja paavst on saatan, kõikide pattude ja pahede maapealne kehastus. Meie vennad seal Tallinna konvendis ei julgenud algus neid kuuldusi tõe pähe võtta. Või siis me lootsime, et see kõik toimub kusagil kaugel, mitte siin, mitte meiega. Torm vaibub, nagu ta alati on vaibunud.
aga eks me teadsime ka seda, et kõige kõvem torm algab alati vaikse sosinaga. See sündis 24. aasta mais, see oli esimene löök ja eks me aimasime, et järgmised on tulemas. Me saatsime palju kirju oma heasoovijatele, saatsime abipalveid ordule ja tähtsatele isandatele ja just siis kutsus prior Bukstrup, kes oli juba väga halva tervise juures, mind enda juurde ja ütles, et ta palub mind, et ma oma sõnades ainsasti õigest usust lahti ütlen. Muidugi olin ma ehmunud, hirmunud, isegi hämmeldunud, sest kuidas sai ta midagi sellist minu käest nõuda? Mitte oma südames, ütles ta siis. Seda ei tee sa iialgi, ma tean, vend Laurents, aga kuula mind ja sa saad aru, mida ma sinult palun. Meie aeg Tallinnas on läbi. Meie konvent siin saab otsa ehk poole aasta pärast, võib-olla varem. See linn langeb, nagu on langenud juba mitmed linnad Saksamaades. Suured lõhenemised ja vennatapusõjad on ees ja enam ei hoia seda ära mitte miski. 10 aastat oled sa siin kirikus pidanud jutlusi eestlastele, sa oled lapsest saadik käinud meie koolis ja saanud õpetust teoloogias, sa oled Liivimaa kõige parem mitte-saksa jutlustaja. Sakslased ise ja ilma sundimata on selle nuhtluse enda kaela tõmmanud ja sellest saavad nad veel kibedat hinda maksma. Aga sinu Viinamägi on eestlased ja siin ma palun hoolitseda selle eest, et rebased selle juuri ei tuleks närima. Ja selleks ma palun, et sina ise hakkad rebaseks. Te tahate, et ma lähen üle usutaganejate leeri, küsisin mina rabatult. Just seda ma tahan. Eestlasi on sellel maal kõige rohkem. Nii on see olnud ja nii see jääb. Luther tahab sakslastele anda saksakeelse piibli ja ta ei näe, mida see endaga kaasa toob. Mis hukatus sellest saab sündima, kui igas keeles sünnib uus pühakiri. Aga rahvakeeled on nii noored. Need ei ole valmis, on väetid. Teoloogia on sündinud ladina keeles, mis on kõige vanem, milles kirjutati filosoofiat juba siis, kus teistes keeltes alles linguga jahti peeti. Iga tõlkimisega noortesse keeltesse kaotab Jumala sõna jõudu, nagu vein, mida kaevuveega lahjendatakse. 100 uued usutaganajad on tulemas, uued sektid, usulahud, vaidlused sõnade tähenduste üle, mis viivad sõdadeni. Rahvakeeltes ei ole nii palju sõnasid, ei ole tähendusi, ei ole 1000-aastase filosoofia mälu. Piibel eesti keeles. Kas sa kujutad seda ette? Ma tean ju, kuidas sa oled vaeva näinud, et kas või ainult kõige tähtsam osa pühakirjast mitte sakslastele nende emakeeles edasi anda. Aga lihtrahvas saaks sakramente, et nende hing saaks õigeks mõistetud. Sul on vaevalt olemas sõnad kõige tähtsamate asjade tähistamiseks, aga terve piibel, issand hoia. Selleks on vara veel. Ei Saksamaade erinevad kõnepruugid ega need keeled, mida räägitakse Taanis, Rootsis, Soomes, ei ole selleks valmis. 1000 raamatuid tuleb enne nende keeltes kirjutada, kui nad on valmis hoidma, mõistma, hindama, armastama, seletama, edasi andma neid sõnu, mida rääkisid prohvetid, heebrea targad, õnnistegija. Kui paljud targad mehed ja kõrgesti õpetatud mehed on enne meid studeerinud, mediteerinud, vaielnud, et jõuda ühisele arusaamisele, mida need sõnad ladina ja kreeka keeles tähendavad. Ja nüüd tahab üks mees paisata selle tarkuse rahva keeltesse. Üks mees ja tema uhkus. Ainult üks mees, kes tõlgib, teab, õpetab ja juhib. Kõik, kes on olnud enne teda, pühitakse minema. Nad on õhk ära tühistatud. Ainult kaos sünnib sellest. Apokalüpsise ratsanikud juba saduldavad hobuseid. Ma tahan, et sa selle õige usu oma südames oppi sügavale ära peidad, aga alles hoiad ja soojendad ja mitte iialgi ära ei unusta. Sinule ma pärandan ja pühendan eestlaste usu, mida me 300 aastat oleme neile jutlustanud ja milles me oleme neid Jumala abiga hoidnud kõik need ajad. Ja me ei tohi lasta sellel kustuda. Uus usk, see Jumala salgajalik võltsusk, veeks lahjendatud vein, ussides puretud õun, saab olema praegu ainult saksakeelne. Uued jutlustajad heidavad mitte sakslased oma kogudusest välja. Aga kas mitte selle eest ei ole dominiiklased ja piiskopid ja kõik meie ordud seisnud sellest ajast saadik, kui ülemkarjane need maad Neitsi Maarjale pühendas? Et meie kõik siin maal, sakslased ja mitte-sakslased, oleme üks kogudus. Laual oli rohkesti õlut, suured kannud, joo palju tahad, kõik jõidki. Nõud koristati
ja Luterile hakati küsimusi esitama. Alguses teoloogiast ja haridusest, aga pärast hakkas jutt liikuma sinna ja tänna ja naljad läksid üsna hoogsaks. Kristjan pani tähele, et paar üliõpilast kribasid lauas üles iga viimase kui sõna, mida doktor Luterus ütles, ükskõik kui räme nali see ka polnud. Luterile paistsid rämedad naljad väga meeldivat. Ükskord sittus kurat ilmatu suure junni ja pühkis selle järel tagumikku. Kui ta selja taha vaatas, siis sai ta aru, et see oli hoopis paavst, kes tal tagumikust välja oli vupsanud. Kristjan naeris kõigiga koos kaasa. Ta sai sõnamängust aru küll. Paavst ja pask olid Luteri jaoks sama asi, arusaadav. Luter vaatas naeru müristavat laudkonda, tühja õllekanne, üliõpilaste punetavaid nägusid ja andis märku, et vestlus on läbi. Rahvas hakkas kuulekalt lahkuma, noor professor tuli Kristjani juurde ja võttis tal käe alt kinni. Lähme räägime. Nad läksid teise tuppa. Luter istus ahju juures ja kirjutas midagi. Noor professor tutvustas teda ja andis paari sõnaga edasi, kuidas nad kohtunud olid ja kiitis tema erakordset keeleandekust. Luter vilksas Kristjanile kiire pilguga otsa vaadata. Ah, sina oled siis ka Liivimaalt, ütles ta. Selgus nimelt, et äsja oli keegi kasuksepp Hoffmann käinud tema juures ja rääkinud, kuidas uus evangeelne usk Riia, Tartu ja Tallinna linnades oli head vastuvõttu leidnud. Praegusel ajal ei kuule igalt poolt häid sõnumeid, ohkas Luter. Kristjan kinnitas, et tõepoolest ei ole mitte kusagil mujal nii innukalt evangeelne sõnum vastu võetud kui Liivimaa linnades ja maal. Eriti just selle tõttu, et paavstimeelsed on rahvast hoidnud pikka aega pimeduses, peaaegu ateismis. Tulid ju just paavstimeelsed kunagi tule ja mõõgaga sinna maale ja sundisid selle rahvad obskuursesse ikkesse, aga nüüd pühib evangeelne valgus selle kõik minema ja vabastab inimesed pikast Paabeli vangistusest. Luter kortsutas kulmu. Kristjan sai aru, et kogu ta jutt kõlab liiga sarnaselt sellega, mida talupojad siinkandis räägivad vabanemisest ja sõltumatusest, see viib ohjeldamatuseni, mässu ja linnade põletamiseni. Tõsi jah, päris nii ei saa seda jätta. See kõik võib täiesti valesse suunda minna, jätkas Kristjan. Peaks kuidagi andma mingi kindla aluse ja õpetuse, midagi sellist, millele toetudes edasi minna nii, et kurat seda olukorda ära ei kasutaks ning segadust ja lahkhelisid ei külvaks. Või nii, ütles Luter. Ainult Jumal on meie kindel linn ja varjupaik. Just, nõustus Kristjan. Jumala sõna hoiab meid kui kilp ja mõõk, aga neid Jumala ja sõjariistu on Liivimaale väga vähe jagunud. Noor professor sekkus vestlusesse. Me oleme just lõpetanud Uue Testamendi tõlke otse kreeka keelest, et see saaks täpsem ja õigem kui vanad ladina keele põhjal tehtud tõlked. Kui igaüks saaks ise kuulda puhast Jumala sõna, siis ei oleks maa peal lahkhelisid ja vaenu. Nad olid Kristjaniga seda teemat tee peal arutanud, kuidas keeleõpe avab maailma, kuidas kurat tõmbab inimest silmapilku mööda, aga Jumala sõna õpetab kõrva kaudu ja kuidas issand ise on ju Jumala sõna ja Jumala sõna peab jõudma kogu maailma äärteni, ka sinna, kus elavad need, kelle keeles ei ole siiamaani ühtegi sõna trükitud, ka koerakoonlaste ja pygmeedeni välja, kui vaja. Kristjan oli nõustunud. Muidugi oleks hea, kui sõna pygmeedeni jõuaks. Luter mainis nüüd, et tegelikult Liivimaa ordumeister saatis talle juba mõnda aega tagasi palve, et ta kirjutaks Liivimaa rahvastele raamatukese ristiusu asjadest, aga kahju küll, ajapuudusel ei ole ta kuidagi jõudnud seda ette võtta. Aga sina, arvas Luter, sina oled see mees. Jah, ütles Kristjan ja tundis end pygmeena. Ka noor professor kiitis kaasa, Jumala abiga. Kristjan pidi olema see, kes peaks sõna nende kaugete rahvasteni viima, kõigis 3 kohalikus keeles, läti, liivi ja eesti, muidugi võttes aluseks Luteri enda ja noore professori märkmed, keda Luter nimetas tema nime humanistliku tõlke kohaselt melanchtoniks.
meie Melanchthon paneb sulle visandid kokku ja sina tõlgid täpselt. Aega pidi Kristjanile jääma selleks 3 kuud, Püha Johannese päevani. Siis pidi minema tekst trükki ja hiljemalt sügiseks pidid raamatud Riiga toimetatama. Nii lepiti kokku. Ja nüüd tööle. Tere õhtut! Minu nimi on Kristiina Ehin ja ma loen katkendi oma loost Raamatute raamat ja laulude laul. Ja selle loo peategelane on Regi Laul ja see viib meid 1525. aastasse, kus meie esimene trükis oli alles käsikirjas ja minu loos lebab ta Jõelähtme kiriku ees pingil ja Regi Laul kohtub temaga esimest korda. Siin Jõelähtme kiriku ees õhtupäikese paistel sa siis pikutad ja tõmbad hinge enne pikka laevasõitu. Pikk harmooniumi pink on välja toodud ja sina, heledaihuline, tindilõhnane, külitad selle peal nagu mees muista. Kuidas su tähed terendavad, lehed laiad lõdisevad. Lehed on, aga kus on oksad ja juured? Räägitakse, et sa kõnelda meie keeli ja juba homme saadetakse sind Saksamaale, Lübecki linna laduda, trükipressi patsutada, kirja musta musutada. Juba tulebki Hans, see kongus ninaga kiriku teener, mähib su linase palaka sisse, võtab kaenlasse, kannab käär kambrisse ja paneb ettevaatlikult õpetaja härra pähklipuust kirjutuslauale. Öö tuleb, pime jõuab. Kuu vinnab end kirikutorni kohale. Tuulehoog lööb äkki akna valla ja harutab riide räbala sinu ümbert lahti. Küünitan end üle akna laua, et sulle enne minekut veel pilk peale heita. Rukki rääk rääksatab. Ära mine. Ritsikad siristavad. Vaata ette. Aga mina olen uudishimulike sugu. Kõik, mis on värske, paneb mu silma särama. Su köitmata lehed on nagu juuksed valla ja sinagi uurid mind igast oma tähepraost. Kõõritad mu poole kõigi oma hoolega mõõdetud ridade vahelt. Kui armetu sa oled, kõhn ja kinni köitmata, ilma kaanteta. Üks tuulehoog veel ja su lehed lendavad luhale laiali. Tule, tuulekene. Ometi on meie kirik, härra, sind 6 aastat kirjutanud ehk saksa keelest maakeelde ümber pannud ja mitu minu tublit lauljat on teda seejuures aidanud. Oobi Mats, see meremees, kel kõik keeled suus ja Kääniku Andreas, taluisa, kes olevat härra Enese poeg ja kõik mõisa raamatud läbi lapanud. Minagi olen neile sõbramehe poolest sõnu kõrva sosistanud, öelnud ikka, et ära häbene, meie keel sünnib kah suurte sekka. Kes sa selline oled ja mida minust tahad? Sosistad sina, käsikiri, äkki mulle oma lehtede kõhinal. Ma ei teadnud, et sina sakste sünnitis ja Martin Lutheri püha kirjatöö mind üldse näed, mind, laulu, kel keha õieti polegi. Tark näeb ka silmita, kuuleb kõrvuta. Ah, või sina oled siis tark? Kas sina siis ei ole? Mina olen see, kes suuri sõnu ei tee. Olen ümberütleja, kuju muutja, sõnuliste sõidutaja. Laulu laulan, teist muretsen, sõna ütlen, 2 mõtlen. Orjad mind hoidvad, teopoisid peavad omaks. Nüüd kohtuvad meie pilgud ja ma tunnen, nagu raksataks välk tüünesse merre.
taganen akna juurest eemale vana pärnapuu taha varju, aga sinu lehed laperdavad mulle järele. Kas ainult tundus nii või ütlesid sa nüüd sama päriselt? Sul ei tohi olla teisi jumalaid minu kõrval. Kirikutorni tagant, sealt Hiiekivi poolt, kus mullu mu hääle eest härg veristati, tõuseb tumedaid pilvi. Hüüan sulle vastu oma kõige hõbedasema häälega. Sa arvad, et oled ilmatark, aga kas sa lõket laintesse oskad teha ja kanamunale sõlme peale? Ei kosta sa musta ega valget. Kisud mind hoopis oma kaenlasse. Lükkan su eemale. Tahan, et sa näeksid mind, regilaulu, kogu mu suuruses. Küla kõneleb, et laias ilmas on raamatud, juba paljud rahvasuus sündinud laulud ära pilanud. Vähesed meist on tanu alla saanud. Kes sa oled, kaunikene? Küsid sa mind pika pilguga mõõtes. Vastan sulle oma ussi sõnade häälega. Olen mürgi tütar, kes käib Saksa saabast säärest mühinal mööda. Olen omaette jumala loom, ohaka hoida, kaste heina kaitsta. Aga miks mitte sulle sulatõtt näkku öelda? Olen unede kokku unistaja, vaeste laste lohutaja. Tean oma ema 1000 aastast tuhupõlve, tema kandis selle maa ja ilma laule täis. Olen sündinud koos meie keelega, keel ja laul, me oleme kaksikõed. Olen taaldar, rinda, vikel, sukka, kui mul on himmu häält tõsta, laulan meremaaks, merekivid kirikuks, põllu ääred pulmakambriks, kaske. Olen see, keda püssile ei püüta ja kirja ei panda. Mesikeeled mind ei meelita, ilamokad ei ilasta. Mis võiks mul olla ühist sinu, kõhnukese käsikirjaga, kes pole veel raamatuks saanudki? Las targad targutavad ja panevad kirja. Minul on mälu ja mul on hääl. Ah, või sina oledki see aidur-raidur regilaulukene, see kuradi rahva keelekeerutus. Jooksen uduvoogudega kaasa, oru põhja jõe kaldale ja kalpsan kive mööda mere poole. Aga sina lendad mulle järele, püüad mind oma lehtede vahele, pühid peoga üle mu põskede, rabad mu rindu oma ridadega, püüad mind pihast haarata. Kui mind keelitad, käib mul tulejutt kaenlaaugust kandadeni välja. Miski tõmbab mind sinu poole ja samal ajal tõukab mind sinust eemale. Sa oled liiga uueaegne, liiga üles kirjutatud, liiga vaga, liiga enesekindel. Püüad mind endale saada. Ma sülitan sulle näkku. Sülitan põlgusest, kirest ja eneseuhkusest. Sülitan, sest ei taha suudelda vastu. Su õrnad lehed saavad mu süljest läbi märjaks. Paber kardab minusugust mahlakaske, maast madalat, tööst tegusat. Sülgan veel kord ja sajatan. Saagu su read rebenema, lehed laiad lõkendama. Iseenesest mõista just nii läks, nagu ma saagutasin. See koerapoeg võeti Kuldsarve kõrtsis kinni, põletati Lüübeki linnas viimase leheni tuhaks.
pole vaja leinalaule laulda raamatule. Nüüdki keegi kaane avab, lambis süütab tule, sisenedes valgusvihus rikkasse maailma, argimurest lugemise ajaks jäädes ilma, tunneb hinges teiste rõõmu, võõrast valu tajub, sõna kaudu mõtetesse sügavale vajub. Kõik, mis tundub hea ja õige, see saab omaks võetud, enda muredki saab kergemini läbi võetud. Mõni raamat ligi tõmbab lausa magnetina, mõelda, et võib keegi tunda täpselt nagu sina, ise väga kaugel, sinust 100 aastat varem. Ausalt öelda, sinu seis on mõnevõrra parem. Kummaline atmosfäär on ümbritsemas luulet, hääletult loed raamatut, kuid ometigi kuuled tuules kahisevaid kõrkjaid linde, metsajärve, linnamelus vahelduvaid varjusid ja värve. Vahel tahaks poolelt sõnalt hukka mõista mõnda. Samas hea on teada, et võib mõtelda ka nõnda. Kõigil omad põhimõtted, oma eitus, jaatus, lõpuks muutub sõnadeks ka kõige rängem saatus. Raamat kaitseb neid, kes kannatasid ülekohut, püüdes olevikust eemal hoida samad ohud, loob küll uusi katsumusi iga aastasada. Raamat aitab mäletada, aitab armastada teineteist ja kirjasõna, mis ka ümber juhtuks, ei saa olla ajastut, mil lugemine luhtuks. Vara veel on leinalaule laulda raamatule. Keegi nüüdki kuskil avab, kaane süütab tule. Sakutada saamatuid, koristada kirikuid, rahaks teha raamatuid. Kuidas teha tegijaid, sakutada saamatuid, koristada kirikuid.